Joosta maraton alla 2 tunni on intrigeerinud sporditeadlaseid pikki aastaid, kuniks see tehislikes tingimuses 2019 aastal päriselt realiseerus. Eliud Kipchoge jooksis maratoni 1 tunni 59 minuti ja 40 sekundiga ehk keskmine kilomeetri aeg 2 minutit ja 50 sekundit. Kusjuures vaid mõned tunnid pärast Kipchoge imejooksu purustati 16 aastat vana maratoni naiste maailmarekord 81 sekundiga. Brigid Kosgei läbis maratoni 2 tunni 14 minuti ja 4 sekundiga. Lisaks sellele, et mõlemad on pärit Keeniast, oli neil veel midagi ühist. Nad nimelt kasutasid sarnase tehnoloogia abi. Mis see oli? See selgub tänases episoodis. Pinsteri teadusjutud. Mõlemad eelpool nimetatud rekordid joosti selle hetke kõige uuemates Nike jooksutossudes Nike Vaporfly 4%. Kusjuures selle tossu abil parandati maailmarekordeid nii 100 kilomeetris, maratonis, poolmaratonis kui ka 15 kilomeetri jooksus. Laboratoorsetes tingimustes vähendab Nike Vaporfly eliitjooksjate energiakulu 4%, võrreldes siis teiste kaasaegsete jooksujalatsitega, millest tuleneb ka tossu nimi Vaporfly 4%. Rahvusvahelise kergejõustiku liidu reegel 143.2 aga sätestab, et jooksutossud ei tohi olla ehitatud nii, et see annaks sportlastele mis tahes ebaõiglast abi või eelise. Selline vastuolu tekitab aga omajagu kergejõustiku ringkondades kõneainet, mistõttu Rahvusvaheline kergejõustiku liit täiendas reegleid tossude osas. Näiteks, innovaatiline jalats peab olema vähemalt 4 kuud kättesaadav poelettidelt enne, kui sellega keegi maratonil rekordeid võiks purustama minna. Samas ei tohi jooksususside talla paksus olla rohkem kui 40 millimeetrit. Dr. Pinster uuris järele, mis see on, mis imetossudele Vaporfly, Alphafly, Next% eelise annab ning palju ta reaalselt ka kasu toob. Vaporfly erineb tavapärasest jooksujalatsist 3 viisil, milleks on sisseehitatud süsinikkiust plaat, vahetalla materjal, vahetalla paksus. Süsinikkiust plaat on küll laialt kasutusel olnud sprindinaelikutes, siis pikamad ossudes on see Nike poolt uuenduslik lähenemine. Täispikkuses sisseehitatud süsinikkiust valmistatud plaat suurendab pikisuunalist jalatsi jäikust, parandades ökonoomsust 1% võrra. Vahetalla materjalina kasutab Vaporfly B-Bucks vahtpolstrit, mida tavaliselt kasutatakse jäiga plastina sisetaldades. See on väga kerge, ent väga vastupidav. Paksem vahetald pikendab jooksja nii-öelda tegelikku jala pikkust, mis tõttu jällegi kaasneb edu tulemuses. Ühe kohortuuringu kohaselt, kus kasutati ülituntud maratonide Bostoni, Londoni, Chicago ja New Yorki andmeid, saadi 3900 soorituse puhul kätte 3886 jooksja andmed, kelle kohta oli teada, mis tossudes ta maratoni läbis. Maratoni lõpuaeg oli Nike imetosse kandvate meesjooksjate puhul 2% ehk 2,8 minutit kiirem võrreldes teiste tavapäraste jooksujalatsitega. Naiste puhul oli maratoni lõpuaeg 2,6% ehk 4,3 minutit kiirem Nike imetosse kandvate jooksjate puhul. Tulemused näitavad, et maratoni sooritused on oluliselt kiiremad, kui maailmatasemel sportlased, eriti naised, kannavad tehnoloogiliste uuendustega maratoni jalatseid. Kusjuures 2018 ilmunud artikkel võrdles Nike Zoom Strike 6, Adios Boost 2 ehk tosse, millega on joostud varasem maailmarekord Teniski Meto poolt ja Nike Zoom Vaporflysid. Ka selle artikli tulemused näitasid 4% paremat ökonoomsust Vaporfly kasuks. Muide, autorid tõid ka välja, et tehnoloogia on teinud tublid sammud, mistõttu maraton alla 2 tunni joosta on võimalik. Tuleb aga nüüd see õige sportlane leida. Tõsi, alla 2 tunni on juba ka maraton joostud, aga mitte veel tavalises võistlussituatsioonis, kus see maailmarekordina ka kirja päriselt läheks. Teadus ootas ära ka uue Adios Boosti turule tuleku ning võrdles neid lisaks Nike Matumbo 3 tossude ja Vaporfly 4%-ga. Endiselt leiti, et ökonoomsus on oluliselt parem Vaporfly kandjatel. Seega, Dr. Pinster soovitab naabrinaisele pähe tegemiseks muidugi Nike imetossude soetamist. Küll aga tasub arvestada circa 300 eurose väljaminekuga ning imetossude oluliselt kiirema kulumisega võrreldes nii-öelda tavatossudega. Soovituslikult ei ole mõtet kasutada Nike Vaporfly või Alphafly tosse rohkem kui 500 kilomeetri läbimiseks. Võrdluseks aga tavatossudega, millel peetakse amortiseerumiseks 1200 kilomeetrit.
4% ökonoomsem jooks, aga ei taga just drastilist edu mõnel maratonil, seega tuleb ikka eelkõige tublisti treenida, et päriselt edu saavutada. Kõrges konkurentsis aga 4% kõrgem ökonoomsus võib määrata, kas saad kaela kuldmedali, riigi poolt suure kinnistu ja riikliku pensioni osaliseks või pead leppima 6. kohaga ja külma käepigistusega. Järjekordne teadustulvil Pinsteri teadusjuttude episood on selleks korraks läbi. Kui sulle vaadatu meeldis, siis subscribe'i, like'i ning jaga seda vähemalt enda 3 sõbraga. Ja kohtume juba kindlasti järgmise episoodi ajal. Seniks aga varvad villi, tuttmüts pähe ja tõttu treeningule.